Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, 15. augusti nimetud digisaade on teiega ja täna stuudios on kitsas, rahvast on palju. Mina olen Hans Laugas ja Henrik Roonemaa, juhime saadet. Meelis Väljamäe meiega, Glenn Pilvren ka meiega ja räägime huvitavatest asjadest, mis siin augusti teise nädalal juhtunud on. Esiteks, Elon Musk suunas oma satelliidid Eesti suunas ja siin saab nüüd kiiret internetti ükskõik kus olles. Meelis ja Glenn tutvusid Samsungi uute telefonidega ja tunnevad nende hingeelu, kuidas Google'i ja Apple'i vaheline mõõduvõtt käib sõnumi rakenduste maailmas, sellest räägime. Ja vast jõuame rääkida sellest, kui kiiresti võiks sõita tõukerattaga ja kumb on parem, Disney Plus või Netflix. No nii, Elon Muski üks paljudest megaprojektidest, mis ta teeb, oli Starlink, mis tähendas, et teenus, mis pakub ükskõik kus kohas sa oled maakera peal, juhul kui sa oled Starlinki levialas, siis satelliitinternetti kodutarbijale ja eelmisel nädalal oli siis tore teadaanne, et nende satelliitide leviala katab nüüd ka Eesti Vabariiki. Ja tõepoolest, mina vaatasin Starlinki kodulehel ringi, lõin sisse seal oma erinevaid aadresse, kus ma sagedasti käin ja isegi kus ma ei käi, Ruhnu saar näiteks panin kauge nurk. Igal pool on Starlinki internet saadaval. See on ju tore. See oli huvitav, et suhteliselt suur hulk inimesi, vähemasti minu sotsiaalmeedias, sattus sellest uudisest väga elevusse ja juba nad kirjutasid, et mina tellisin seadmed, keegi kirjutas vastu, et ma juba jõudsin enne tellida, siis keegi kirjutas, et ma kavatsen ka kohe tellida ja siis ka Facebookis mõnes grupis ma vaatasin, oli päris pikk arutelu nendest kogemustest. Ma ei saanud päris täpselt aru, võib-olla te oskate seletada, et mis selle taga on, et mille poolest see parem on? See on huvitav, sest et ma just vaatasin, et siin meie operaatorid võisid kohe hoolega sõna, et see ei ole nendele ikka nagu päris tõsiselt võetav konkurent ja mina olen nõus, et tegelemist ongi ju ikkagi üsna kalli asjaga ja mitte hüperkiire asjaga ja ongi selline asi, mis sobib täpselt selleks, milleks ta mõeldud on, ehk siis katma neid kohti, kuhu tavaline kaabel või 4G või tulevikus 5G ei ulatu, eks ole. Meil on neid kohti suhteliselt vähe. Tee võrdluse selgeks, sa saad Starlinkiga endale interneti, mis on kiirusega kuni 250 megabitti sekundi, mis on väga korralik kiirus ja maksad sellest iga kuus 115 €, aga liitumistasu nii-öelda on 700 €, ehk sa pead ostma selle põhimõtteliselt satelliit vastuvõtja. Ehk suhteliselt kallis liitumistasu, aga selle eest 250 megabitini ühendus kohas, kus sul võib-olla ei ole kaablit või 4G-d. Ehk siis võib-olla see kasutusjuht on, et sa oled seal kaugel maal ja sul on vaja kiiret internetti, siis on nüüd see võimalik. Vaata, seal kehtib jätkuvalt see sama sinu klausel, mida sa just ütlesid kuni, eks ole, täpselt samamoodi nagu see kehtib igasuguse mobiilse andmesidega ja ma olen päris kindel, et sellise 4G või 5G-ga on seda kunit, eks ülemist otsa kergem saavutada kui see satelliidi pealt, eriti kui see neid tarbeid paljuks läheb. Siin meie piirkonnas, kuna see piirkond on ju ka laiem, eks ole, et ta ei ole niimoodi, et ühe satelliidi selle pisikese purgi küljes on sul võib olla rohkem tarbijaid teoreetiliselt, kui ulatub sinna kuskil maapiirkonnas 4G masti otsaks. Nii et selles mõttes me ei tea seda, et me ei saa seda enne teada, kui tegelikult see asi on töös läinud ja neid tarbeid on piisavalt palju. Eestis need ilmselt väga palju ei saa olema, aga see ei tähenda, et meie ressurssiga Soome või Läti kasutajad ära ei võtaks, eks ole, et me peaks jagama neid nendega. Et ma ei tea täpselt, kui tihedas piirkonnas see käib, eks ole, aga jah, see maksimaalne number on igal juhul ilus, eks. Ja ma vaatasin ka, et maksimaalne number on ilus, aga et ta tõepoolest nagu tundub, et on, kehtib, kogu see jutt kehtib nagu olukorras, kui see koht, kus sa väga tahad internetti tarbida, kui seal ikkagi 4G-ga on nagu väga halvasti, eks, et siis on sellel mõtet, sest kui 4G-ga on, enam-vähemgi hästi, siis ma väidan, et sa saad ikkagi samasugused kiirused ju kätte
ja siin oli juttu ka sellest pingist või mis eesti keeles on hilistumisaeg, noh see, et kui kaua läheb internetil aega, enne kui sinu arvutist saadetud pakett kohale jõuab kuhugi, eks, et noh, ma vaatasin siin praegu ise istun ka 4G otsast, teen saadet kuskil põldude vahel olude sunnil, aga et üle näiteks Elisa 4G võrgu siin ping on ütleme selline 30 millisekundit. Noh, ma tean, 4G-st ta võib olla tegelikult ka kõrgem, võib olla 5-60, võib olla isegi 70 millisekundit ja noh, näiteks ütleme 70 millisekundit saate tegemiseks oleks kindlasti probleemne. Siis me hakkaksime üksteisele sisse rääkima, eks mina veel räägin, teie pole kuulnudki seda. Aga see Starlink lubab seal 20 millisekundit ja peale. Ehk noh, ma arvan, et see kehtib see, et hea 4G on palju odavam, tõenäoliselt mõttekam, aga vaat, kui sa satud olema sellise koha peal, kus midagi ei ole, siis see Starlink ikka on. Ma ütleks siia vahele, ma korraks segan vahele ja lihtsalt ühe täitsa sellise totra repliigiga, mis on lihtsalt lõbus, sest et kui ma seda uudist ka siit loen, siis ma loen, et hilistumine on 20 millisekundit, aga uue vastuvõtja saabumine võtab kuni 6 kuud. Jah, see on. et need lihtsalt kontekstina kuidagi haagivad väga hästi. Ei no kui sa ta ükskord tööle saad, siis ta töötab. Ja no oma, ja Meelis. Et isest väga tänuväärne teenus seal, kus tõesti nagu muid võimalusi ei ole, et me võime siin rääkida Eestis, kus on nagu venitud kohti vähe, aga kuskil Kesk-Ameerikas või USA keskosas või ma ei tea Siberis või nendes kohtades, kus on just mingisugune orkaan üle käidud, kõik varsti maha tõmbanud, eks ole, seal sellise hädabi vahendid ja see gitaarne lahenduseks. Aga seal on vaata selle Starlinkiga on ikkagi see asi, et ta on otse nähtavuse suhtes äärmiselt kapriisne. Just. Et noh, nii palju, kui ma olen ikkagi lugenud, et kui sul kuuoks katuse serv, ma ei tea, isegi vihmast on siin räägitud, et kui vihmatilk ette jääb, et siis juba ei ole hästi. Et ma arvan, et me kõike seda kuuleme, kui need seadmed ühe korra Eestisse kohale jõuavad, kas see on 5 päeva või 5 kuud, aga siin on üks dimensioon veel, mida kindlasti peab nagu arvestama. Mäletame, kui Ukrainas läks sõjaks, siis mingil hetkel Elon Muski firma võttis ja saatis sinna Ukrainasse päris suure koguse neid Starlinki seadmeid. Need on siiamaani kasutuses seal. Need on siiamaani kasutuses ja mis see mõte on see, et kui keegi või miski võtab sul tavalised võrgud maha, siis see satelliidivõrk toimib ikkagi. Et ta ei ole nagu ühegi riigi välja arvatud võib-olla USA, ma ei tea, kontrolli all, aga ta ei ole ei Ukraina, Venemaa, Leedu, Läti, Eesti ja Euroopa Liidu mitte kellegi kontrolli all, et sellistes kriisitingimustes on see suhteliselt kindel internetiühendus võrreldes muud. Tõsi. Ja see on tore, et meil see on. Just, ja kindlasti see ei ole halb, eks. No nii, aga nüüd võtame järgmise teema ette ja võib-olla küsime nüüd otse Meelist ja Glenilt teie kogemusi, sest et nüüd on augusti 2. nädalal suhteliselt traditsiooni järgi Samsung välja toonud oma uusimaid telefone ja teie olete neid näinud. Äkki teete sellise lühikokkuvõtte olulisest? Glen alustab. No kuidas ma ütlen, tegelikult on see nüüd halb või hea, ega seda nagu väga olulist on isegi suhteliselt vähe, et need numbrid on nüüd suurenenud, siis Samsung näitas tegelikult päris palju uusi asju, seal oli siis Galaxy Z-seeria, Flip ja Fold, mis on siis teatavasti üks on lahtivolditav ja teine kokkuvolditav ja kus pidime ütlema, et üks on siis see taskutelefon ja teine on siis see telefon, mis läheb suuremaks veel nagu tahvliks, kui sa siis ta lahtivoldid, eks ole. Ja siis oli seal uus kell ja siis olid seal uued kõrvaklapid või need nööbid, mis iseenesest isegi mulle tundus võib-olla kõige erutavam uudis, sest et need eelmised, neid ma muudkui kiidan kogu aeg, need olid siis Galaxy Buds Prod, mis on juba, ma ei tea, kas praegu 2 aastat või igal üle aasta kindlasti on nad vanad, et nüüd tuli siis nendest ka uus mudel Galaxy Buds Pro 2, aga kui telefonidest alustada, siis sama hästi oleks võinud nad minu arust nummerdada kuidagi 3+ või S või et need muutused iseenesest on sellised, et mingisugust suurt ja väga nähtavat muutust näeb võib-olla heal juhul mikroskoobiga ja ka ainult sellisel juhul, kui sa paned need telefonid nagu täpselt kõrvuti, et kui me alustame sellest Flipist, mis on see populaarsem mudel, siis peale seda lennukat presentatsiooni läksime me seal siis Meelise ja teiste sõpradega sinna laua juurde ja siis me olime nagu natuke segadus, et kas need on nüüd uued või vanad mudelid seal laua peal. Ehk et ega kellelgi ei olnud nagu võrdluseks võtta seda eelmist, eks ole, taskust. Ja siis nagu ei saanud üldse aru, kas see siis nüüd on uus või ei ole, sest et ega välimuselt
sisuliselt on need muutused, noh, nad on pehmetus väga marginaalsed, display on ikka neil sama suur ekraan, 6,7 tolline ekraani kate on läinud küll kõvemaks, noh seda sa ei näe ennem, kui see sulle ei kriimustu, et seal on siis mingisugune uus Gorilla Glassi derivaate ees, ekraan iseenesest näitajad on kõik samad, need värskendussagedused, muud asjad. Protsessor on läinud kiiremaks, järgmise generatsiooni Snapdragon on seal sees, muidu mälu on kõik sama. Vist salvestusmälu saab rohkem nüüd sellele Flip 4-le saab kuni 512 gigabaiti. Aku on läinud marginaalselt suuremaks, Flip 3-l 3400 milliampertundi, uuel 3700 ja laadimiskiirus on siis neid ka suuremaks, juhtmega laadimine on siis nüüd 15 vatti asemel 25 ja põhimõtteliselt sellega ka võib enam-vähem selle kokku võtta, et see väline ekraan on saanud vist rohkem funktsionaalsust natukene juurde ja on vist väidetavalt siis Samsungi sõnul ka mingid äpid saanud rohkem seda nagu pooliku ekraani kasutusfunktsionaalsust juurde, millal sa saad siis telefoni panna niimoodi lauale pool lahtisena, eks ole, aga muidu veekindlus on sama ikkagi IPX8, mis on isest tore ja mis võib-olla nii tore ei ole, et kui võrrelda siin võib-olla konkurent Huawei'ga lihtsalt füüsilisi parameetreid, siis endiselt Samsungi sellel Flipil on kokkuvoltides, ta ei ole nagu päris paralleelne, et tal jääb sinna hingede poole jääb nagu veidike suurem vahe, mis isegi tundus, noh, mulle niimoodi, kindlasti ei ole see väiksem kui eelmisel mudelil. Ehk et peaaegu millimeeter või natuke vähem on siis nagu lahtise telefoni ekraani pinnad teineteise suhtes, et see oli see koht just, kus ma mäletan, et sai Huawei'd kõvasti kiidetud, et tema või telefon siis paindus kokku täitsa nagu paralleelseks, eks ole. Nii et see jutt käis nüüd kõik Flipi kohta, ma ei tea, kuidas Meelis, kas sa tahad midagi vastu vaielda või täiendada selle koha? Ei taha vaielda, et ma olengi nagu tegelikult selline kahe vahel, et ühtepidi on see, et mulle väga meeldis eelmine Flip ja mulle meeldib väga ka uus Flip, aga selles mõttes ongi, et ta meeldib mulle sama palju, sest et on samasugune, eks. Kõige suurem pettumus on see, et kõik ju räägivad seda, et eelmisel Flipil oli üsna keskpärane kaamera. Ja eriti 1000 euro eest nagu üsna tagasihoidlik kaamera, ta ei ole palju parem kui kaamera parameetrid on jäänud samaks. Ja kaamera on jäänud samaks, nad kui räägivad, et põhikaamera on saanud suuremad pikslid, ehk siis tal on 12 megapikslit ikka, aga see mikromeetrite arv on läinud suuremaks, ehk ta peaks võtma rohkem valgust. Kuidas ta tegelikult teeb, seda me ei tea, eks ole. Ülejäänud kõik on praktiliselt sama, mis näeb seda, et on täpselt sama hea, kui ta oli eelmine kord. Ainuke vahe on jah selles, et tõesti, et aku on 15% suurem, eks ole. Et Foldil on rohkem erinevusi kui Fold on siis on see kallim mudel. Fold on ka, jah, kui sa juba hinda mainid, et noh, võib-olla hea uudis on ka see, et Flip 4 hind peaks siis jääma täpselt samaks nagu Flip 3 hind, ma sain nii aru, ehk siis just, ja mina ütleks, need inimesed, kes tahavad endale volditavat telefoni osta, siis praegu ongi see dilemma, et kas ma peaksin äkki ostma soodsa minnaga eelmise aasta mudeli, sest et tegelikult see vahe on nii väike, ka hinna vahe võib olla suur. No jah, et siit me jõuame selle sama mõttekäiguni, mida me ka seal arutasime omavahel, et kellele sellise iga-aastase marginaalse uuendusega selline küllaltki innovaatiline telefon just kus suunatud on, et kui mina eelmine aasta tõesti ostsin number 3, siis on mul täna küll väga vähe põhjust tormata 4 ostma. Et pigem on see, jah, et pigem on see nagu see. Samsung teab seda, et tavaliselt tsükkel käib 2 aasta kaupa, eks ole. Vähemalt, eks ole, vähemalt jah. Aga no kui me räägime sellest Foldist, siis ka natukene, mis sai tõesti marginaalselt võib suuremaid, kui nii sellist kombinatsiooni kasutada erinevust, et eelmisel Foldil oli nagu võib-olla suurim selline miinus või asi, mis hakkas kohe silma ja kätte ja ette oli see välise ekraani selline formaat, et ta oli väga kitsas, ta oli nagu selle hinge arvelt oli ta siuke paras nagu pilu, kust läbi vaadata peaaegu, et hästi pikk, hästi kitsas. Nüüd siis on see ekraan saanud mõnevõrra mingid millimeetrid juurde laiust. Ja see tõesti andis sellele telefonile juba nagu rohkem sellise tavatelefoni välimuse, kui ta oli siis kokku volditud, kuna see ekraan ei olnud enam nagu nii ahtakene, ta oli ikka suhteliselt pikk ja kitsas, aga mitte nii. Ta on veel ikkagi pikem ja kitsam kui konkurentidel volditavatel, aga ta on vähem kitsas, et minule ka eelmine aasta ei meeldinud seda kasutada, kuna enamus standard ekraani kasutada äppe, näiteks Instagrami tahtnud see hästi töötada peale, kuna ta oli liiga kitsas, eks ole, aga nüüd ta on läinud vähe paremaks. Ja ütleme selle numbritest räägime ka näiteks siis
siis noh, eelmisel oli ta siis 24,5/9 nagu eriti lai, nüüd on siis 23,1/9, nii et noh, natukene kitsam, aga ka ega kui teist telefoni kõrvale ei ole panna, olgem ausad, et ega ei saa nüüd kohe nagu öelda, et vau, et vaat nüüd on kõik väga teistmoodi, sest nii kui seda nüüd lahti voldid, siis jällegi tekib nagu küsimus, et kumb ta nüüd on, sest ega sellest küll enam jälle aru ei saa, et on vist resolutsioon läinud marginaalselt seal jälle suuremaks, mõned, kas oli 100 pikslit kummaski suunas või vähe, mitte oluliselt, ekraani mõõt on jäänud samaks. See seesmine on siis 7,6 tolline OLED, väga ilus, selline nelinurkse kujuga enam-vähem, eks ole. Kaal natuke läinud väiksemaks, oli 271, nüüd on 263, ta on ikka suhteliselt raske telefon ja seal on aku maht siis jäänud täpselt samaks, endiselt puutetundlik pliiats. Nii et noh, jõuame jälle natuke sinna välja, et no protsessor on kiirem, kaamera tarkvara on väidetavalt ägedam, 8K videosalvestus on tulnud nüüd juurde, aga jah, muus osas nüüd ma ei oska jälle midagi. Kaameral on jah see, et kahekordse optilise suumi asemel on kolmekordne, eks ole, aga üldiselt on ta ikkagi väga-väga sarnane ja sisekaamera, mis siis on see peidetud ekraani sisse, et see on nüüd paremini peidetud, ehk siis seda on vähem näha või peaaegu üldse pole näha, aga selle võrra jälle pildi kvaliteet võib isegi on kas sama või natuke kehvem kui eelmisel mudelil. Ja hind ka samas klassis vist 1800 eurot, eks ole. Ta tundub siis ikkagi selline vaheaasta, kus on väiksed kosmeetilised uuendused, aga mis nende klappide puhul oli? Sul ootused olid suured, kas need täitusid? Tähendab, ega pigem ma ei ütleks, kuna eelmised olid nii head, siis isegi ma ei oskaks ikka nüüd nii väljendada, et ootused oleks väga suured. Et pigem oli see huvitav, et sellest uus versioon lihtsalt tuli, loomulikult ei saanud nüüd seal ju kuulata ja võrrelda. Selles turundusjutus muidugi tahaks kohe ära markeerida ühe koha, mis oleks pidanud seal hakkama kõva häälega ropendama, aga ma ei teinud seda. Ehk et need uued klapid siis toetavad nüüd 24-bitist HiRes koodekit, mis siis väidetavalt pidi nüüd olema ikkagi hoopis ägedam kui vana halb 16-bitine. Et see on nagu see koht, kus tahaks öelda küll turundajatele, et tõmmake see igaveseks maha see oma 24-biti jutt, eks ole, et see on puhas dünaamika. Ja dünaamika on teatavasti siis see, mis me tajume kõige kõvema ja kõige vaiksema heliga ja kui on 16 bitti, on see dünaamika 96 detsibelli, mis on nii palju, et me ei taha keegi kuulata sellist heli, kus on lausvaikus ja siis mingisugune reaktiivlennuk või pomm plahvatab. 24 bitti on 144 detsibelli, see juba ületab inimese nii-öelda kuulmisdünaamikat, ehk see jutt rääkida sellest bittidest selles kontekstis, see on täielik jama. Sa eksid, sest et see ei ole üldse tähtsust. 24 bitti on 8 bitti rohkem kui 16, ehk siis ta 30% rohkem numbreid. Seda küll, jah, aga lihtsalt, et see on nagu see koht, et kui te öelda, et see parameeter on nüüd juures, et see ei muidugi, võib-olla ma teen praegu Samsungile liiga, et sellega tegelikult kõik helitehnikat turundavad firmad, siin on ka, nimetame siin Sony ja teisi, et see sama HiRes audio jutt tavatarbijale suunatult on nagu täielik möga, et see põhjus, miks stuudiotes seda kasutatakse ja miks ka tõepoolest, kui ma teen oma tööd, siis ma salvestan kõik failid 24-bitistena, on puhtalt sellel põhjusel, et seal jääks nii-öelda ära lõikamisruumi bittide mõttes, et ma ei saa teatavasti bitte teha pooleks ja kui mul on 8 bitti rohkem headroom'i või nii-öelda dünaamikat, siis ma saan nende arvelt justkui ilma destruktiivset töötlust kasutamata toimetada ja lõppformaadi ma teen alati 16-bitiseks, sest et see on inimeste kõrvade jaoks rohkem kui piisav. Et mitte mingit põhjust ei ole anda lõppformaati välja. See on täpselt samasugune asi, nagu on tegelikult siiamaani see megapiksli võidujooks, eks ole, aga tegelikult mis seal tähtis on see, mida peab kuulama või katsetama, ongi see, et kuna ta on kõvasti väiksemad ja pisemad, kergemad kui eelmise on väiksemad, jah. Ma küll ütleks, et mitte kõvasti, ma vaidleks natuke vastu, kõvasti need ei ole, aga natuke on. No natukene, aga et kas nad väiksemaks minnes on ka siis sama head või nad on kehvemaks läinud, et võib-olla on ka paremaks läinud, kes teab, aga kogemus näitab, et kui kõrvalapid lähevad väiksemaks, siis kohati nad võivad minna kehvemaks. Aga kui ta on sama hea, siis on juba suur edasiminekeks. Ja, sest tõepoolest need eelmised on head ja nendele pakkus esimesena, ütleks väga arvestatavat konkurentsi jälle Huawei oma nende, mis nende nimi nüüd oli, AirPods, kas oli ka mingi Pro 2 või mis iganes, millest just me tegime ka juttu, et mis olid ka väga hea heliga ja Samsung oli seni väga hea heliga, et äkki siis need uued on nüüd mõnes mõttes veel paremad. Mürasummutus peaks veel parem ole, nad on ju aktiivse mürasummutusega, eks ole, et see oli koht, kus eelmised Prod väga võib-olla
tippklassist ei olnud, et seda saab kindlasti paremaks. aga muus osas ma vaatan siin ka aku vastupidavus ja need andmed, et seal nagu pole midagi uuenenud, et endiselt samad numbrid, Bluetoothi versioon on natuke edasi hüpanud ja nii ta ongi, et kui eelmised olid võib-olla sellised nagu läikivad ja rohkem niisugused plingid, siis need uued on pigem läinud natuke niisuguseks tagasihoidlikumaks, et see pinnaviimistlus vähemalt nendel oli matt. Ja... ma arvan, et see stiilipendel käib iga aasta, nii et vahepeal lähevad plingimaks, siis lähevad jälle šikimaks, tagasihoidlikumaks. Et eks siin võib ka öelda tegelikult sama asja, et nende eelmiste hind on ju ka juba täna kukkunud sinna vaata, et 100-200 vahele, mis on ju iseenesest hea diil, võib-olla nüüd siis nende uute tulekuga ennem kui need eelmised ära kaovad, kukub nende hind veelgi ja nad on ikka väga head kõrvaklapid või nööbid selle raha eest. Aga eks siis nüüd saab kohe kuulata ja näha, kas me siis teeme järelduse, et tasub maksta nüüd siis jälle 200+ eurot nende uute eest, eks ole. No aga nende telefonidega, nende volditavatega, siin üks päev just lugesin sellist poleemikat, et Samsung on nagu kangesti üksi nendega, et palju on nagu Aasia turul mingid brände, kes neid volditavaid pakub, aga ameeriklased siin kurtsid, et et ega see vist ikka suur asi ei ole, et ainult Samsung teeb ja teised keegi ei viitsi teha. Ja ega nüüd, kui kristalselt aus olla, et ega siis, kui Tallinnas tänaval käia või vaadata, millega sõbrad räägivad, et ega ikkagi praktiliselt ei kohta, eks ole. Fold on ju puhtalt ikkagi fännitelefon, et nendele, kellele see asi väga meeldib. Ma mõtlen, et kas see, mis te seal nägite nüüd, oli seal, ei olnud vist, ma saan aru, märki sellest, et see asi võiks muutuma hakata. Ei samas, tegelikult ikkagi mina julgeks küll väita, ma arvan, et ka Meelis nõustub sellega, et see sama Flip on ikkagi telefon, mis nagu selgelt näitab seda suunda, et kui seal küljes on juba väga-väga hea kaamera ja kui see aku peab ka hästi vastu, siis kui sa harjud ära sellega, et sa ikkagi paned taskusse 2 korda väiksema telefoni, see on ikkagi äge. Kui sa reaalselt seda kasutad, siis sa pärast võtad oma nii-öelda tavalise telefoni ja vaatad, et miks seda ei saa pooleks murda. Jah, et kui mina oleks rahaliselt selle koha peal, kus ma tahaks omale osta uut 1000 eurost telefoni või lausa selle koha peal, kus ma tahaks osta endal mingit teist backup telefoni, siis ma olen päris kindel, et see Flip oleks nagu minu valikus üsna kõrgel kohal, kui mitte esimesel kohal. Aga Fold ei ole jah minu jaoks, sest minu puhtalt mulle isiklikult ei ole sellel nagu kasutusvajadust. Aga jah, et tegelikult on see, et miks neid volditavaid nii vähe on väga lihtne asi, et neid on väga keeruline ja kallis toota ja nad on hästi õrnad ka, kuigi nad lähevad järjest paremaks. Ja sellepärast Huawei teeb, eks ole, Motorola teeb siis Flipi moodi asja ja siis Xiaomi tegi just tõi turule uue Foldi koopia või sellise suurema telefoni, mis on mõnes mõttes päris huvitav, et ta on näiteks kokku voldituna kõvasti kompaktsem või kitsam kui Samsungi oma, aga samas ta kõigi teiste mõõtmete poolest on suurem, eks ta on laiem ja kõrgem, rohkem ruut, aga samas jah, siis 11 miljon ta kokku voldituna ja Samsungi oma on siis sõltuvalt millisest nurgast mõõta, kas 14 või lausa 16, nii et see Xiaomi oma on kõvasti õhem. Ja siinkohal ka see Huawei nagu kokku volditav tahvlitelefon, millel ekraan on väljapool, on samuti just kõvasti õhem. Seda nagu väljapoole volditavat saab ju nagu kompaktsemalt kokku volditaks. Jah, sest seal sees seda teist täiendavat ekraani ega midagi ei ole, nii et jah, seda peab küll ütlema, et täna see Fold ikkagi ei tundu nagu kõrvuti pannes kaasaegse suure telefoniga ikka nagu võrdväärne, ta on ikka kobakas, ta meenutab mulle niisugused vanu ja nostalgilisi kommunikaatori aegu, kus. Ja väga Nokia kommunikaatori feeling on küll, kui kätte, siis suuruse poolest on väga sarnane. Siuke klots pandi lauale ja siis teised olid need väikesed telefonid, aga näiteks sama Huawei kokku vooditud telefon juba nibin-nabin hakkas minema sinna klassi, et kui mul on mingisugune ta kaitseümbrisega tavatelefon, siis see tegelikult on samas mõõdus juba nagu oli see kokku volditav, eks. Mina vaatan seda Xiaomi Foldi pilti ja mõtlen siin juures, et ma väga tahaks seda oma käe katsudest, ta näeb pildi peal nagu väga äge ja siukest õhuke välja, et kuidas tegelikult käes on, tõenäoliselt mitte nii õhuke, kui ta pildi peal on, eks ole, aga huvitav siiski ja Motorola tuli ka ainult Hiinas välja oma uue siis Flipi alternatiiviga sellise vertikaalselt kokku volditava telefoniga ja nende selline leivanumber on jätkuvalt see, et ta käib siis tihedamalt kokku, eks ole, tal ei ole seda õhuava selle vahel, vist Huawei on samamoodi, eks ta käib tihedalt kokku. Ja teine asi on siis see, et tal on suur, erinevalt Huawei'st ja Samsungist, suur väline ekraan, et sa saad seal rohkem asju teha. Mis on ilmselt kompromiss, kuna Samsungil nad ütlevad seda, et kui neil oleks suurem ekraan, siis nad peaks panema väiksema aku, tõenäoliselt tõsi.
et huvitav strateegia muidugi, et nad toovad Hiinast selle. Ja ütleme veel selle Foldi kohta ka, et ega see mulle iseenesest tundub nagu see Huawei lähenemine, et sul on üks ekraan, mis vajadusel on suur ja vajadusel väike, nagu tundub kuidagi selline nagu nutikam lähenemine natukene sellest 2 ekraani lähenemisest, et tegelikult sa sellega jooksed paratamatult varem peaga vastu seina kui teisel juhul, eks ole, sest sul on vaja ju 2 ekraani, need võtavad voolu, sul ei mahu aku ära ja nii edasi, et Samsung on vist täna ainus, kes teeb sellist nii-öelda 2-ekraanilist lahtivolditavat telefoni, kui ma ei eksi, või on seal keegi veel, võid Meelis mind täiendada. Et teistel sellist formaati nagu ei oleks, kus on siis nagu topelt neid ekraane, et kas see õnnestub konkurentsivõimeliseks selliseks suruda, seda ma ei oska öelda, aga tulles Henriku küsimuse juurde tagasi, ma ütleks ikkagi, et see Flipi nagu formaat või see Motorola lahti käiv formaat, et kus see on ikkagi äge formaat, et see iga aastaga läheb paremaks ja mingil hetkel mina julgeks küll arvata, et see muutub argumendiks, et telefon on ikkagi väike ja vajadusel suur. No saame vaatama, kindlasti meil nüüd Samsung müüb meile seda söögi alla ja peale oma uusi telefone, aga võib-olla lähme oma teemadega edasi. Kas me kelladest ka räägime? Me kelladest ei rääkinud, aga ma ei tea, kas mina väga nagu ei taha rääkida, sest mina hakkan kohe jälle kiunuma sel teemal, kuidas akud ei pea vastu. Meelis, sa võid äkki kokku võtta, kas seal kelladest oli midagi sellist, mis ja kaua need akud peavad siis, Glenn? Saab jälle päevaga tühjaks või? Ei, päevaga vist ei saa, aga mõne päevaga küll. Mina, kui need telefonid välja tuli, siis ma tegelikult siin üleeile vist filmisin ka Samsungi abil ühe klipi neist telefonidest ja kelladest ja siis ma selle klipi tegemise auks panin ka omale käe peale Samsungi eelmise ehk siis Watch 4 ja kandsin seda 3 päeva ja siis ma pidasin kontoris maha tuliseid vaidlusi inimestega, sest et meil on päris palju Apple Watchi kasutajaid ja nemad ju kõik ütlevad, et see on täiesti normaalne ja mõistlik, kui sul kella aku kestab 1 päeva. Ei, see on täiesti õige. Ja mina selle 1 päevase samamoodi kestva Samsungi kellaga hakkama ei saanud ja kui peale 3 päeva ma andsin alla ja panin oma Karmini käe peale tagasi, mis kestab nädal aega. Aga kaua see Samsungi aku siis vastu sul pidas? No enam-vähem päeva, et ma panin iga õhtu. Lausa nii hull lugu või? Ja et ma kasutan ka kella äratuskellana, selleks, et ta mul voodi kõrval ärataks, siis ma panin ta teise tuppa laadija külge laadima õhtul mõneks tunniks, paariks tunniks. Kellast tulebki kasutada maksimumi, aga ja Apple Watchi kasutajana ma ütlen, see ei ole normaalne. Siin juures me jõuamegi nagu selleni, et Samsung tõi ka välja siis selle Galaxy Watch Pro, millel nad ise lubavad kuni 80 tundi tööaega, mida ma küll väga ei usu, aga äkki ta siis kestab kauem, ütleme vähemalt 1,5 kuni 2 korda kauem kui see praegused tavalised, ehk siis ütleme siis kuskil seal 2 päeva, võib-olla 2,5 võiks ära kesta, eks ole. Et neil on hästi palju kui see spordifunktsioone, et ilmselgelt nad üritavad nagu tugevalt kannale astuda Karminile ja Suuntole ja Polarile ja ilmselt saada vastu ka siis või ennetada väidetavalt sügisel välja tulevat spordiversiooni Apple Watchist, eks ole, et ilmselgelt nad selle vastu selle kella tegid, aga mina arvan, et hea algatus, aga Samsungil ilmselt läheb veel aasta-paar aega, kuni ka see tarkvara osa ja selle kogemuse saavad, et mida tegelikult siis spordikasutajad vajavad. Eks on seesama tegelikult see sein, mis on kogu aeg nendel kõikidel kellatootjatel ees on iseenesest ju sama, et mida ägedama nagu opsüsteemi sa paned, mida nii-öelda piltlikumalt plingima ja värvilisemalt sa need asjad sinna kõik vilkuma paned, seda rohkem läheb elektrit, seda vähem peab vastu aku, aga teistpidi, kui sa neid hakkad jälle kokku kärpima, siis hakatakse jälle virisema sel teemal, et see ei ole justkui nagu päris nutikell, nagu teeb Garmin või Huawei, ütleme, või et siis on jälle midagi selle arvelt vähem ja siis peab jälle aku vastu, et seda ja, nagu. Et siin ongi see, et minul on ka ju, ma kasutasin ka korraks seda Huawei viimast 3 GT-d, mis iganes ta on ja Garminit kasutama nagu igapäevaselt nii isiklikku kui ka mõningaid demomudeleid olen proovinud ja siis see Samsungi kell, eks ole, et tegelikult Samsungi kellel on rohkem asju, mõned asjad on paremad kui Garminil, aga kui ma panen need plussid ja miinused kokku, siis tegelikult seal ei ole midagi sellist, mida mul kindlasti vaja oleks ja mis oleks minu jaoks olulisem kui see pikem aku kestus. Ei no see on seesama koht, et mis kellelegi on oluline ja kui sa oled Apple Watchi maailmast ja tahad seda, siis ilmselt eladki teadmisega, et see on normaalne. No Samsungi kell nagu nii ei ole Apple Watchi kasutajatel, eks ei ole seda enam. Ütleme, et iPhone'i kasutavad ostavad endale ikkagi Apple Watchi või kui nad tahavad teha tõsist sporti, siis ostavad endale Garmini või Suunto ja ongi kõik.
millest need akukestuse nii suured vahed tulevad? Mõtlen, et minu alguses tuli see mingi peaaegu nädala ja ma ei tea, Garmin teeb, neil on teistmoodi ekraanid, eks, aga ma ei tea. Ikka see, millest Meelis räägib, on ikkagi OLED ekraaniga. Ja tegelikult on, mul on isiklik kell, mul mitte LCD-ga, aga see Transflective ekraan, mis on Garmini spordikelladel, eks ole. Ja praegu on mul käe peal Garmini Venu 2+, mis on OLED ekraaniga. Vahe on selline, et OLED ekraaniga mudel kestab mul kuskil 4 päeva ja see LCD-ga või siis see vanemad sorti kehvema resoga ekraan kestab kuskil 6 päeva. Aga tegelikult mina arvan, et põhivahe on 2 asjas. Esimene asi on see, et protsessorid on kõvasti energiat söövamad nendel nii-öelda päris jutumärkides nutikelladel kui nendel spordikelladel, kus ei ole nii palju võimsust vaja. Ja teine asi on see, eks ole, et see operatsioonisüsteem, nii see Android Wear, mis on jätkuvalt ikkagi väga-väga energianõudlik, kui ka see, ma arvan, et see Watch OS Apple'il on üsna energianõudlik, kuna see taustal toimub väga palju, eks. Aga samas see Garmini kell, mis kestab 4 päeva või 6 päeva, ta mängib mu Spotify'st offline'is muusikat, ma saan taga maksta, eks ole. Ja sellised asjad on kõik olemas, et see kõik töötab ja samas on see, eks ole, et ka nende kallimatel Epixil ja Phoenixil, Epixil eriti, mis on see üle 1000 eurone Garmini kell, kus on ka OLED ekraan nüüd, mis on kuidagi väga hea OLED ekraan, sest vanasti oli OLED ekraanid häda see, et ereda päiksevalguse käest seda ei näinud. Siis tänapäeval nii Apple'i kui Samsungi kui Garmini kelladel OLEDil, nad on nähtavad ka ekstreemsetes tingimustes, mis on nagu väga hea, mis on spordi puhul hästi oluline. Ja seal kestab samamoodi, see OLED ekraaniga kell suurem aku kestab ikkagi ka 4 nädala aega. Ja samuti on seal peal näiteks kaardid, eks ole, siis protsessor on ikkagi piisavalt kiire, et neid kaarte on täiesti mõistlik seda zoomida ja vaadata. Töötab. Ja, seda ma mõtlesingi, et need vahed ei ole nagu, et need ei tundu reaalsed, ma saan aru, kui üks kell oleks piike ja mustvalge. Glenn on ju rääkinud siin korduvalt Huawei kellades, mis kestavad 2 nädalat ja millel on samuti AMOLED ekraan suure resog, eks ole. Nii on, jah. Aga see on ju väga suur vahe ikkagi. Ei ongi, aga samas vaatad ka, ütleme, kui siin Huaweid märkida, et neile enda toote nii-öelda portfoolios on ju ka üsna suured käärid, et need samad GT mudelid, mis on siis nagu nii-öelda lahjemad igas mõttes, need peavadki vastu siin kuni 2 nädalat. Aga neil on ka see Pro mudel, kus on siis eSIM ja kõik muud jutud. Ja sellega on samamoodi, et nagu väga heal juhul nädal tavaoludes, eks ole, ikkagi 3-4 päeva. Et ilmselt kohe nii, kui sa ikkagi tõstad selle kella nagu protsessori võimekust ja kõiki neid omadusi, siis hakkab seda elektrit lihtsalt kuluma, et sa pead optimeerima nagu igast asendist. Ja muidugi teine pool muidugi, mis on ju ka nende kellade puhul või kolmas pool, mida võib-olla tasub märkida, ega Samsung on ka, et see kell üle minu jaoks ta ei ole nagu nii, kuidas ma seda nüüd ilusti ütlen, mitte et ta oleks kuidagi kole, aga ta näebki välja nagu selline nutikell selles sõna otseses mõttes, et mina nagu Huawei'd selle koha pealt kiidaks, et nende need kallid mudelid on kuidagi nagu hästi-hästi sellised klassikalised kellad, eks ole, et materjalid ja kõik, olgu ka Samsungi selle Pro mudeli materjali valiku, ma ei eksi, on seal ka mingi titaan ja safiir, et iseenesest selline minule isiklikult tegelikult meeldivad Samsung just selle odavama otsa või selle vana Active'i praeguse lihtsalt Watch 4, Watch 5 disain. Spordikella feelinguga kellad kuidagi. Just, aga ja see uus, eks ole, Watch Pro ongi, siis tal on ka see äär on tõstetud kõrgemale ekraani tasapinnast, nagu on Garmin ja teiste spordikelladel, et on kaitstud paremini ka see äärega, eks ole. Aga kurb on see, et nende suuremate Samsungi kellade see põhiomadus, mis paljudele meeldis, keeratav rõngas on ära kadunud. Ja. No võt, selline seis. Nüüd järjest üle oodata, millal need kõik päriselt üle tulevad, siis me saame nendest jälle tunde rääkida. Kas on väärt seda? Aga vaatame siis seni kaua edasi, ma arvan, et ma saan aru, et Google ja Apple'i vahel olev sõnumi maailma mõõduvõtt on jõudnud järgmise verstapostini. Henrik. Ja seal selline veider sündmus leidis aset, et Google on avanud uue kodulehekülje või põhimõtteliselt võib öelda vist uue kodulehekülje, mis asub küll Androidi veebisaidil. Ja see on siis android.com /get the message. Kes inglise keelt teab, see on suhteliselt selline väljakutsuv ikkagi. Ja see on terve leht sellest, kuidas Apple on väga halb. Ja Apple ei toeta sellist sõnumi vahetuse standardit nagu RCS. Ja seetõttu, kui iPhone'ilt Androidile või Androidilt iPhone'ile saata sõnumeid, siis tõlgitakse need MMS-ideks
ja MMS-id on ühesõnaga sa ei saa Wi-Fi's neid saata, nad ei ole krüptitud, pildid tulevad uduplönnidena läbi, no kõik on väga halvasti. Ja Google siis esitab nagu sellise avaliku väljakutse lausa Apple'ile, et Apple peaks ka hakkama toetama asja nimega RCS. No ma saan aru, et see Google mitte lihtsalt ei ütle, et on vaja paremat sõnumiteenust, et viskab otseselt kinda Apple'ile, et Apple, ma ei tea, mis siis mängib kehva mängu, ei tule kaasa või midagi sellist või? No ja neil on vaata see mure et Apple ei viitsi sellest RCS-ist nagu midagi kuulda, eks ole. Ja seetõttu, mitte, ma arvan, et asi ei ole võib-olla niivõrd selles, et Apple'i kasutajatel oleks nagu mure. Et Apple'i kasutajad on baased. Ma arvan, et Androidi kasutajatel on mure. Just. Ja Google ju väga nii-öelda kuulsusrikkalt või Apple väga kuulsusrikkalt ei ava seda iMessage'it teistele platvormidele, et iMessage'i äppi Androidil ei ole ja ei tule ka, et Apple'il on hea meel, kui kõik need, kui inimesed istuvad ostavad endiselt nende telefone edasi, sest nad ei saa ära minna Apple'i juurest, sellepärast, et siis nende sõnumivahetus muutuks nagu ebanormaalseks. Ja siis nad on teinud sellise lehe, kus nad pikalt laialt räägivad, kui halb on SMS ja kui minevikus Apple elab ja kuidas kõik Apple'i kasutajad peaksid jalgu trampima ja nõudma, et Apple läheb siis ka üle ikkagi RCS-ile. Ja vaatame, mis sellest saab. RCS iseenesest on suhteliselt vana asi juba ja selle mõtlesid välja mobiilioperaatorid võitlemaks seal Skype'ide ja muude nende messengeride vastu. Ja see asi ei ole tegelikult käima läinud, sellepärast, et tundub, et maailma mobiilioperaatorid ei ole asjades kokkuleppimise osas nagu erilised meistrid, eks ole. Et standard tehti valmis, aga sinna paika see jäi ja siis nüüd mingil hetkel Google leidis pääsetee oma selles RCS-is, sest neil oli nii palju neid sõnumiäppe ja mingil põhjusel tegelikult ongi väga raske aru saada, miks nad võtsid selle RCS-i siis ja hakkasid nüüd siis seda promoma ja nad on seda ka ümber ehitanud. Näiteks kui sa Google'i sõnumiäpiga saadad Google'i sõnumiäpile RCS-i, siis see on krüptitud. Aga muidu see ei ole näiteks krüptitud ja ta on selline poollogisev tehnoloogia, ma ikkagi ütleks. Et see on huvitav, aga samas see iMessage'i selline domineerimine on väga paljuski USA teema, et see ei ole Euroopas näiteks on väga palju riike, kus valdavaks on hoopiski WhatsApp. Kus asja ajamise standard ongi WhatsApp, eks ole, kõik on WhatsAppis. Eestis on Facebook Messenger näiteks. Et see on selline kahe suure omavaheline jura, mulle tundub. No 3 suure, ma tahtsin just öelda, sest vaata jah, Apple'i motivatsioon on siin väga selge. Nad tahavad hoida siis oma eelisena, et inimesed tuleks iPhone'i ostma ja Google'i motivatsioon on ka selge, et nad siukse kampaania lehega tahavad panna inimesi avaldama survet Apple'ile. Aga kes sellest kõige rohkem võidab, mulle tundub, on Facebook või Meta. Sest et nende Messenger on siis interoperaabel erinevad platvormide vahel ja WhatsApp on see siis, saame siis WhatsAppist kokku, kui ühel on Google'i telefon, siis Apple'i telefon. Nii et see tundub, et tegelikult sobib kõigile peale Google'i, see praegune status quo. No sest kõigil on oma mingid kõvad Messengeri äpid, mida kasutatakse. Vähemalt Google'il, jah. Apple on selles mõttes... kuidas ma siis seda nüüd siis väljendan, et neil on, see on ainuke asi, tegelikult mitte ainus, aga põhiline asi, millega siis inimesi iOS-i ökosüsteemis, Apple'i ökosüsteemis kinni hoideks. Ja see on nagu sellepärast nad ei tahagi seda suletud ust avada mitte mingil juhul. Absoluutselt, väga loogiline põhjendus. Ei, no jaa, aga samas on see ikkagi ju, see taandub ju selleni, et paratamatult ega siis kõikide iPhone'ide omanikud ei räägi ainult iPhone'ide omanikega, et see tähendab ikkagi, et Apple'i telefoni omanikul Eestis on ka ilmselt seal Messenger ja Euroopas on seal WhatsApp. Sellepärast ongi see, et see probleem on rohkem USA-s, et ma just lugesin ühte artiklit, kus oli sama asja kohta kirjutatud peale seda sama Google'i veebilehe avaldamist. Muide mõnikord... Seal oli just see, et nii... hüpata sellise veidra asjaga, et mõnikord juhtub selle sõnumi maailmas siukseid naljakad asju, et mina üritan saata sõnumit inimesele, kellele mul ei tule meelde, et tal ei ole iPhone. See inimese nimi on Glenn Pilvre. Saan talle sõnumi, see läheb mul siis rohelise mummuna, mis mul tuleb meelde, see on ju SMS ja siis ütleb mulle, ma ei tea, kes see ütleb, kas on operaator või iPhone, ütleb, et see sõnumit ei õnnestunud kohale viia. Ja ma ei saa aru. Tegelikult ei lähe SMS-ini läbi.
ja muidu mingil halvemal juhul või on see siis parem, ma ei oska öelda, see sõnum võib ka jõuda minu Maci, mis on ju ka ja siis ma võib-olla ei näe seda. Just kõige halvemal juhul ei jõua see Maci ka, vaid läheb kuskile musta auku, kus Apple arvab, et see kohale toimetatud ja tegelikult ta ei ole kohale toimetatud. Et see on probleem jah, ja selles artiklis oli just see, et see on päris tihti nagu sellise kooli kiusamine sellist asjade teemaks, et kui sul 9 inimesel on iPhone ja ühel on Android ja siis teda jäetakse välja erinevatest grupivestlustest, sest et keegi ei taha seda rohelist näha seal, eks ole. Ja see on tõsine probleem, millega Ameerikas isegi nagu nii-öelda parlamendi tasemel tegeletakse, eks ole. Kuna see on suurem probleem kui lihtsalt tehnoloogia probleem. No jah, see on sama koht jah, et kui sul on ikkagi seadme ülene platvorm, nagu siis kui me räägime Metast või Facebookist, eks ole, või WhatsAppist või millest iganes, eks ole, siis see lahendab kohe need probleemid ju selles mõttes ikkagi ära, et see ongi nagu totter, et kui on samamoodi nagu üks auto sõidaks ainult oma bensiiniga või ma ei oska öelda mingit totraid võrdlusi, eks ole. Mina ütlen, et tulge kõik signaalis on kõik vajalik ja veel rohkemgi ja seal on mõnus, seal on tore ja tulge, leiate seal palju tuttavaid. Hans, seal ongi see probleem, et paljud ei taha midagi vahetada. Ei taha jah. Mul on vist mingisugune, ma ei tea, 5 sõnumi äppi telefoni, sest et erinevad kostavad erinevaid asju. Ühest piisab, signaal. Aga iga peale teie seal kedagi rohkem vist ei ole, et keda ma tean. Seal on paar inimest veel, mingi 1 miljon või nii, või siis rohkem. Aga see selleks, mis me veel eelmist nädalast veel kõrva ja silma jäi? Tõukarattaga ei saa enam kiiresti sõita. No see jäi, just nüüd jäigi kõrva ja silma ei jäänud otseselt, aga uudis. Ma teen lühikokkuvõtte. Reede ja laupäeva õhtuti Tallinnas Bolti renditõukaratase kiirused vähenevad 17 kilomeetrini tunnis, et siis hoida ära õnnetusi ja oleks ohutum. Ma täiendan seda uudist ka veel muide, ma tahtsid ise seda edasi. Võrdluseks, muul ajal on 25 kilomeetrit tunnis. Välja arvatud Jõhvis ja Kohtla-Järvel, kus on 20. Seda ma tahtsingi täiendada, et tahaks kohe Bolti käest küsida, et kas siis Narva ei sobi või, et miks teil on Jõhvis ja Kohtla-Järvel 20 kilomeetrit tunnis. Sest et õõsnaga selle sisu on siis see, et muidu, miks see on ka 17 on ka väga huvitav metoodika, aga parem kui mitte midagi, aga teistpidi ma ütleks, et sama hästi võiks seda kiirust ausatades piirata ka igal ajal 20-ni, sest et ikkagi Tallinnas liigeldes, ma olen siin õhtuti liigelnud ringi oma üherattalisega kesklinnas päris palju ja neid selliseid jutumärkides artiste, kes ikkagi tõukeratastega üritavad ennast ja teisi vigastada, see on täiesti uskumatu, millises koguses neid on. Et seda ei näe, kui sa ei viibi sel ajal linnaliikluses, aga kui sa lähed kell 10 õhtul kusagile kesklinna, siis heal juhul sa näed ikka päris lõbusaid sündmusi, mis võib-olla lõpevad ka kurvalt, et mina olen näinud siin erinevaid kukkumisi ja veriseid nägusid ja mingid kanderaame ja samal ajal lihtsalt tölle, kes proovivad, kuidas õnnestub, ühesõnaga proovivad asju, mida mõistusega inimene ei prooviks, mida võiks kuskilt. Viimasel ajal on ju probleeme ka parkimisega, eks ole. See on selle sama probleemi teine osa, et rumalus. Et igatahes on see loomulikult, algatus on tegelikult ju hea, et selles mõttes on, kas see on nüüd 17 kilti tunnis või kilomeetrit või mis iganes. Siin on, tegelikult on küsimus selles, et mina olen see isiklik näide sellest, et pea saab veriseks ka tõuksiga ka täiesti aeglaselt sõites viisakalt ja kaine peaga ikka juhtub, aga kiivrit tuleb kanda lihtsalt, see on see moraal siin. Aga teine asi on see, et vaata, kui sa teed selle tõuksiga liikumise piirkiiruse piisavalt aeglaseks, siis juhtub ju see, et ühel hetkel kaotab sul mõtte ära sellega sõita, et kui sul on mingi 15 või 10 näiteks, siis miks sa siis juba jala ei käi, et ka natuke kiiremini astud ja oled peaaegu sama kiiresti kohal. No jah, nii ja naa, ma mäletan siin tuues paralleeli veel selle eetamise kohta, et need esimesed tasakaaluliikurid siin Solo Wheel Classic, mis nad kõik olid, nemad sõitsidki tagasihoidlikult seal 16 kilomeetrit tunnis, hiinakad sõitsid 14 ja nendega oli ka väga hea sõita, ma mõtlesin, et mäletan, et sellega sai oma paar aastat sõidetud linna piires ja polnud nagu hullu midagi, et täna tundub see mulle jah, et kuidas see võimalik on, 16 kilti tunnis ei jõua ju kuhugi, eks ole.
et iseenesest sellisest tava jalakäija kiirus ikkagi, mis jääb sul 5-6 kanti, kui see on juba 15, on see ikkagi 3 korda kiirem, eks ole, kui sul on lühike ots vaja kuskile minna, sa saad sellega minna. Eks ta ole. Ma arvan, et 15 ongi selline mõistlikkuse piir. Sellel probleemil on mitu tahku ja mitu lahendust ka, et siin võib rääkida paar tundi. Üks asi on see, et see on mõistlik selline riskiperioodil kiiruse piiramine, hea mõte. Teine asi, no, mille ma tahaks jälle korrata nagu mantrat, et eraldi teid on vaja sellistele sõidukitele. Nad ei kuulu jalakäijate vahele, nad ei kuulu autoteele. Tallinnas mõnes kohas on väga head eraldi teed juba. Näiteks kes on läinud Hobujaama ristmikust Viru ringini, mingi üliväike lõik, aga väga hea eraldi tee. Sa mõtled, mis on sul siis endise postkontori ees. Ja sõit on super, noh, nii peakski olema kogu linn, vaat niimoodi. Jalakäijatel on väga mõnus, autojuhtidel on, saavad hakkama ja siis on see eraldi rada. Ja siis on see okei. Aga lisamärkusel ka, tõukarattad, aga kas te olete näinud neid Tuule renditõukaratta firma teenindussõidukeid, mis on siuke nagu väike kasti auto, mis sõidab jalakäijate vahel ja siis annab kohe ping, piip, 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 mingi ei ole kusjuures. Tuleb tunnistada, et mitte vist. Minu arust nad käivad enamast öösiti või kuskil. Ma näen õhtuti need linnas, nad siis käivad ja vahetavad akusid nendel tuulemasinatel ja siis ta käib seal kõnniteel selle siukse, sõidab sellega, et tuul. Mõelge järgi natuke. Kas see ei ole ju elektriline ometi, see on lihtsalt ja see on, ta on vist tehniliselt on ta mingi katusega ja tooliga elektritõukaratas või midagi. Aha, no siis võib ju sõita. No. Aga see on absurd. Okei. Nii. Mul on tunne, et me oleme täna rääkinud ja täna me rohkem ei räägi, sest meil on veel nii palju toredaid teemasid, et me ei saa ju järgmise nädala teemasid ära rääkida. Aga aitäh kõigile, kes siin kaasa on löönud ja kes on kuulanud ja kirjutage meile oma toredatest mõtestest, avastustest. Me saame vahepeal päris huvitavaid kirju ja loeme kõik alati läbi, seedime neid ja tihti jõuavad need ka saatesse. Aga tänasele saatele paneme punkti, ütleme aitäh ja jääme nädalani.